meelelahutusärimees Sten Jansson VS saab nüüd 15-aastaseks ja ega see väga tüüpiline ei ole Tallinna meelelahutuskohtadele, et nad nii kaua vastu peavad, et majanduses on vahepeal olnud ju igasuguseid aegu. Tõsi ta on, et jah, neid kohti, mis nii vanad on, ega neid, ma arvan, võib ühe maksimum kahe käe sõrmade peal üles lugeda, et mis puudutab restorane. Miks see nii on, siis ega ma ei oskagi tegelikult kommenteerida, miks see nii on, eks võib-olla on nagu omanike stabiilsus kadunud ja võib-olla on uued huvid tekkinud ja lastakse tihtilugu käest ära, sest ega meelelahutusäri üleüldse, nii restoranid, klubid, pubid ja muud lokaalid näevad ikkagi ette, et see omanik üldjuhul peaks nagu väga tihti seal kohal olema ja kontrollima, muidu see asi nagu kipub hästi kiiresti käest ära minema. Ja kui tihti sa ise siin VS-is käid, et ma saan aru, praegu kas oled siin meie pärast, intervjuu pärast või sa tegelikult ka käid siin kogu aeg vaatamas, et asi ka kontrolli all püsiks? Me ikka iga päev üritame ise kohal olla, et jah. Mis koht VS on? On ta söögikoht, on ta restoran, on ta klubi, on ta baar? Kas üldse saab seda nii selgelt tänapäeva meelelahutusmaailmas öelda, et üks koht on nüüd selline ja selline? Eks mingite kohta saab kindlasti öelda, aga mis puudutab VS-i, siis jube raske on tituleerida teda restoraniks, jube raske on teda klubiks tituleerida, totter on teda lounge'iks tituleerida, et ta on niisugune täiesti, ma arvan, tema põhjus, miks ta on ka 15 aastat turul on, sest ta on hoopis midagi muud. Et ta on arusaamatu miski, mida inimesed tihtilugu otsivad, ongi selles kohas peidus. No 15 aastat tagasi oli see sama terasest sisekujundus äärmiselt novaatorlik ja unikaalne ja inimesed käisid siin juba sellepärast neile õudselt meelde see sisekujundus. Kui palju sa siin ümber oled teinud asja? No viimase aasta jooksul ega me väga nii-öelda sinna terasseinades ei tahagi, see on selle koha võlu. Eks me üritame seda soojust nagu läbi teiste mingite mööbli ja muu asja siia sisse tuua, mida me arvame me viimase aasta jooksul oleme nagu, kui see meie oma on olnud, oleme nagu päris hästi hakkama saanud. Aga Soho Fond on niisugune omapärane tegelane, kes tõsiselt 15 aastat tagasi oli omast ajast ees ja ma arvan, et on täna ka omast ajast ees. Et kohe avame uue restorani, kus ka siis Soho on peadisainer ja kogu sisekujunduse teinud, et ma arvan, et see saab olema esmapilgul midagi päris utoopset, midagi võib-olla inimene kohe ei võta omaks, aga täpselt nii nagu oli ka VS-iga, et ega inimesed käisid tihtilugu, vaatasid akna tagant 15 aastat tagasi seda imelikku kaadervärki, mis siin sees oli, aga ma arvan, et päris paljud on 15 aasta jooksul selle koha üles leidnud ja vaevalt väga paljudel midagi kurta või kahetseda on, et nad siin oleks käinud. Mulle tundub, et teil on tegelikult selline päris truu klientuur, kes on aastaid juba VS-is käinud ja tuleb see ikka jälle tagasi. Joel on üks nendest. Joel, miks sa VS-is käia armastad? Mis sulle siin meeldib? Mulle alati meenub VS-iga selles, et siis kui ma esimest korda Tallinnasse tulin, siis mu head sõbrannad töötasid siin. Ja siis mulle alati nagu meenub see tore nagu seik, kuidas ma siia julgenud esimest korda sisse tulla, sest see tundus nii võõras, kuidagi nii teistmoodi. Aga mäletas neid esimesi drag queen'i pidusid, mis siin toimus ja teades seda kontingenti, kes siin käis, siis tekitab alati sükse väikse nagu nostalgia. Aga täna, ütleme, ma käin puhtalt sellepärast, et mul on esiteks hea siia tulla, ta on mul ligidal, autoga on alati siia võimalik parkida, ta on minu jaoks avar, ma näen, mis väljas toimub, vahest siuke nagu akvaariumi efekt tekib, mis on nagu positiivne, sellepärast, et sa näed ja loomulikult on nagu hea nagu Steni siin näha vahepeal ja liikumas ja tegemas ja toimetamas ja alati ma saan nagu oma sõpradele nagu nõu anda, et mis võiks paremini, sest kuna ma ise olen toitlustusega
8 aastat kokku puutunud, kuna see oli mu esimene amet, kokaamet, kui ma siia Tallinnasse üldse tulin. Ja ise ka ühte kohvikut üleval hoidnud, väljaspool Tallinnat loomulikult ja tegi nagu vahva on tulla siia ja nagu näha neid selliseid naljakaid seikasid siin inimeste vahel vahest, kes käivad ja huvitav koht, et ma arvan. Sten, kuidas sa siia inimesi leiad? Kui raske on tänapäeval üldse toitlustusäris ja personali meelitada? Ütleme, mis puudutab klienditeenindajad, siis kindlasti see on kõige suurem murelaps nagu eestlaste hulgas üldse, et eestlane klienditeenindajana ei ole just, ütleme, neid üksikuid heredaid pärle on ikka niivõrd vähe, et see on kõige niisugusem läbikäidavam positsioon siis tööülesanne siin inimestel, et aga mis puudutab kokkasid, siis kokad on siin aegade algusest saati püsinud ja see, ma arvan, toidukvaliteet ongi üks suuremaid põhjuseid, miks inimesed siia alatihti tagasi tulevad. Aga küll ka Joeli jutust välja tulnud seik, et olgem ausad, et 15 aastat VS on ikkagi alati olnud niisuguste ilusate teenindajatega, kuidas me seda nimetame, restoran, et see on ka põhjus, miks tihtilugu härrasmehed õhtuti tulevad siia õhtut nautima. Sest teil on ilusad paaritüdrukud, ütleme. Meil on ilusad paaritüdrukud. Aga kokad on teil tegelikult välismaalased ju suures osas ja teie köök või menüükaart on küllaltki internatsionaalne ja palju on sellist, võib-olla isegi sellist, ütleme, India rahvuskööki veidi sellist, moodsas keeles ma ei taha seda öelda, aga fusioni võib-olla. Et teie juurest ei tule inimesed kartulisalatit ja viinerit küsima ilmselt? Meilt ei tulda jah, et meil, ikkagi aegade algusest saadik on VS olnud India köögi nii-öelda põhine. Nüüd me eelmine aasta tõime ka Vietnami köögis ja sisse ja tundub, et need asjad omavahel nagu sobivad väga hästi. Kas toitlustusäris määrab ka see, et kus kohal sa asud, Joel tõi just selle välja, et see on kerge tulla, autoga saab parkida ja nii edasi. Samas ikkagi mulle tundub, et toitlustusäri inimesed soovivad, et saaks sinna vanalinna, saaks rohkem turiste. Samal ajal sul on siin küllaltki internatsionaalne publik ju. Jah, ütleme, see on niisugune kahe otsaga asi, et hea koht ei tähenda alati seda, et sul on hea asukoht. Ütleme, siis hea söögikoht ei tähenda seda alati, et sul peab olema hea asukoht. Et kindlasti mul on ka siin targemad inimesed alati öelnud erinevate meelelahutusasutuste kohta, et location. Aga mis on nagu VS-i ehe näide, et ma ei saaks nüüd väga küll öelda, et see nüüd parimas asukohas asub. Aga täna on kindlasti seda kergem teha just tänu sellele, et see on 15 aastat olnud siin ja kõikiga inimene teab, kuhu ta tuleb. Aga alguses oli vist ikka võitlev sõna, nüüd on sellest VS järele jäänud või et vahepeal võitleva sõna all alustasid vist erinevad mingid klubid ka vanalinnas, ma mäletan, oli üks võitlev sõna ja aga seda VS ei ole keegi tahtnud kaaperdada vist? Seal oli kunagi, jah, seal oli mitu meest pidas ennast siin linnas selle kaubamärgi omanikuks, siis igaüks hakkas seal oma võitlevat sõna tegema ja ega tead, ma ei olegi väga keskendunud, mis ja kuidas ja kellele täna see võitlev sõna kaubamärk kuulub jälle meile ja tegelikult ütleme, et meie pikaajaline plaan on ikkagi minna tagasi juurde ja see koht tagasi võitlevaks sõnaks muuta, mitte VS Cafe'ks siis. No milline see võitlev sõna siis tulevikus olema saab? Ma saan aru, väikest remonti olete siin juba teinud. Mida te veel olete muutnud? Muutsime siis nii-öelda menüü tõime juurde, mitte ei muutnud, et Vietnami köögi tõime sisse eelmise aastaga. Ja tasaid ju üritame siin remonti teha, jah. Ja ma arvan, et siin esimesed pooled oleme suutnud nagu valmis saada, nüüd ongi järele jäänud siin veel keldrikorrus, mida me tahame täiesti natuke kiiksuga teha ja siin mõned kohad veel. Peod jäävad või sellised, ütleme, kus DJ on ja võib-olla on nagu natuke teistsugune meeleolu kui tavalõuna ajal? Selle me taaselustasime jälle jah, et iga nädal reede laupäeva meil ikka elava nii-öelda DJ-ga koha peal peavad, et ma arvan, et on viimasel ajal päris hästi toiminud.
kuidas teie oma seda publikut siia, kas te kuidagi nagu nii-öelda selekteerite ka seda või, sest teada on ju see, et linnas liigub nädalavahetusel ikka igasugust kontingenti. Teil ei ole siin selliseid, aga teil on vist ikka selline publik on enam-vähem selline rahumeelne? Meil on suht rahumeelne publik, jah, ja ega tead, need niisugused kraaklejad väga ei kipu käsi, et on üksikuid juhte olnud, aga üldjuhul on jah, tegemist ikkagi niisuguse oma kindla klientuuriga ja inimesed teavad, kuhu nad tulevad, et siia niisugune täitsa suvaline inimene ei satu, võib-olla see ongi põhjus, kui me räägime asukohast, et see ei ole nagu kuskil hotelli kõrval või kuskil mingi niisuguse trassi peal, kuhu nagu suvaline inimene ka võiks uksest sisse astuda, et see ikkagi inimene, kui meile uksest sisse astub, siis ta teab, et ta tuleb VS Cafeesse.